Nii, tere kõigile. Mul on väga hea meel, et olete täna siia tulnud. Ja meil on nimelt ka selle aasta esimene naiste ettevõtlusjutude live siin täna ja kohe sellise hästi praktilise teemaga. Kas sotsiaalmeediast piisab või on koduleht endiselt vajalik veel tänapäeval? Ja selleks on meil siis külla tulnud naine, kes on kodulehtede ja WordPressi ekspert, kui nii võib öelda, Reet Tarang. Tere kõigile. Reedal on ettevõtja kogemust tegelikult juba üle 20 aasta. Ta on ka TTÜ majandusharidusega ning tänaseks juhib ta 3 väikeettevõtet. Reet on loonud ka kodulehti väikeettevõtetele, koolitajatele ja teab väga hästi, mis tegelikult töötab. Reet, nii tore on sind näha. Tore siin Aga olla. enne kui me läheme nüüd selle põhiteema juurde, siis ma küsiksin ka sinult need sellised juba tavaks saanud küsimused, mis meil siin alguses on. Tahaksime kuulda ka sinu ettevõtluslugu, sest need alati pakuvad nii palju inspiratsiooni teistele inimestele. Ja veel enne, kui me läheme nüüd Reeda juurde, ma tahan seda ka öelda veel, et teie küsimused on ka väga oodatud, kes te meid kuulate ja vaatate. Et kui mõni teema kõnetab või tekib selline tunne, et aga kuidas minu puhul see käiks, siis kirjuta julgelt siia chati või Facebookis laivi alla kommentaaridesse ja me koondame küsimused siis kokku ja vastame nendele laivi lõpus. Ja kui Reet kohe kõigile vastata ei jõua või mõni tahab hiljem järelvaatamise ajal siis küsida küsimusi veel, siis see on ka täiesti oodatud ja siis saab Reet ka veel hiljem neid seal üle põigata ja vastuseid anda. Nii, aga Reet, räägi, kuidas sina siis jõudsid ettevõtluseni? Mis oli see esimene samm või tõuge, mis pani sind mõtlema, et okei, ma teen selle nüüd ära? Jaa, minu teekond on selline olnud, et ma ei oskagi öelda, millal see ahaa-moment oli, et mul on kogu aeg olnud mingi soov ja vajadus teha mingisugust lisatööd ja seda on lihtsam teha, kui on mingisugune ettevõtlusvorm olemas. Nii et siis kunagi ma olin FIE just nimelt sellepärast, et selle kaudu ma sain pakkuda neid lisatöid ja teha neid lisatöid ja teenuseid, mida pakuti mulle ja peamiselt ma siis alguses tegelesin rootsi keeles tõlkimisega. Nüüd see võis olla kuskil 2000-ndate, nullindate alguses, ma enam ei mäleta neid aegu. FIA on tänaseks ka veel säilinud ettevõtlusvorm, aga mitte eriti populaarne just maksunduse koha pealt, aga noh, minule tol ajal ta sobis nagu kõige paremini. Ja siis oli ka ettevõtete tegemine vähe keerulisem. Nii et ma ei hakanud ettevõtteks, ma lihtsalt otsisin lisatööd. Ja Mhm. no mingil ajal tekkis siis sõpradega soov asutada firma, olen asutanud ühe MTÜ, need enam ei tööta, on teinud oma töö ära, on lõpetatud ilusti viisakalt. Ja siis kuskil aastal 2016 lõin siis iseenda oma pisikese firma selleks, et hallata oma investeeringuid. Ja sellest firmast sain ma jälle arveid esitada, kui mulle tekkis mõni lisatöö, alguses muidugi jälle see rootsi keele tõlkimine ja siis sealt kõrvalt ka kõike muud, mida ma elu jooksul teinud olen aegade jooksul, on ka mind tabanud see hullus, et kodus ehteid valmistada ja siis ma müüsin neid oma ehteid. Siis kuna ma vahepeal töötasin personalijuhina ja minu tuttavate väikefirmades personalijuhti ei olnud, siis nad aeg-ajalt palusid mul aidata värbamisprojektidega. jällegi sain seda oma firma alt teha, nii et ma ei ole olnud nagu selline ettevõtja, kes teeb oma ettevõtte selleks, et midagi konkreetset, mingisugust suurt äriideed ellu viia. Aga siis 2018 tekkis nüüd selline suurem äriidee ja hakkasin pakkuma hauaplatside hooldusteenust. Nii et see valdkond kasvas siis nii suureks, et vahepeal ma palgatööl ei käinudki, et olingi ainult oma firma töötaja, vahepeal olen jälle palgatöö kõrvalt seda teinud.
et hetkel ma nüüd ei ole kuskil mujal palgatööl, olengi oma firmas tööl, aga hauaplatside hooldusega on selline lugu, et see on natukene hooajaline töö, et praegu selle suure lumega nagu ei tee midagi. Ja siis ma hakkasin väga teadlikult otsima sinna kõrvale mingisugust teist tegevusvaldkonda, mida ma saaksin teha talvisel ajal või selle vahepeal, kui mul jääb aega üle. Et ma ei peaks enam kuskile kontorisse tööle minema. Nii et see ettevõtja elu hakkas meeldima. Ja mõeldud-tehtud, üks asi viis teiseni, leidsin veebikooli pika-aastase koolitusprogrammi, käisin selle läbi, lõpetasin ära ja hakkasin veebilehti tegema. Ja praeguseks ma olen ka veebikooli veebimajutuse ametlik partner, nii et teengi siin talviti kodulehti. Mhm. Ma tahtsingi südaööl küsida ka nüüd täpselt selle kodulehtede tegemise kohta, et aga mis hetkel sa tundsid nagu ära selle, et see kodulehtede loomine on nagu sinu teema, et kuidas see alguse sai niimoodi? Sellel on jälle natuke pikem ajalugu, et see ei alanud mitte sellest, et ma leidsin selle veebikooli programmi, vaid ma olin oma eelmisele või praegusele siis nagu selle hauahoolduse firmale juba teinud kodulehe ise, selleks õppinud internetis ja väikesel koolitusel ka käinud, et ma olin pusinud neid kodulehti ja eelkõige oma firmale teinud ja mulle meeldis see tegevus. Nii et ma arvasin, et see võiks siis olla see, millega ma võiksin ka raha teenida, et ma õpin seda natuke rohkem tegema. Mul pärast lõpetamist muidugi kohe seda julgust ei olnud, aga noh, tuli tellimus ja siis ma võtsin ennast kokku. Ja nii see lumepall veerema läks ja Ja nii nad tavaliselt hakkavadki need asjad minema. just. Reet, aga sinu teekond on üldse olnud väga huvitav, on ju, et sa oled töötanud nii laeva peal, kasiinos, logistikas, müügis ja isegi giidina. Et mis nendest kogemustest on sulle ettevõtjana kõige rohkem võib-olla kasuks tulnud? Väga palju sellist tööalast kogemust lihtsalt avaldab silmaringi ja tänu sellele, et näiteks ma olen töötanud logistikas, ma võin teha logistikafirmale näiteks veebilehe, ma saan aru nende ärimudelist. Et lihtsalt see on niisugune suur silmaring ja annab igal pool nagu võimaluse kaasa rääkida. Kogu minu taust on ju, et alates sellest, et ma olen majandusharidusega, ma olen TTÜ lõpetanud, mul on mingisugune arusaamine, kuidas äri toimib, kuidas numbrid peavad kokku jooksma ja saan ka ettevõtjaid nõustada. Tihtipeale tulevad ju uued ettevõtjad, mikroettevõtjad, neil on äge idee, aga neil ei ole arusaamist sellest, kuidas seda peab tegema, et isegi kui ma ei ole näiteks mingisugune raamatupidamisekspert, siis ma saan neid suunata, et vaat selles küsimuses peaksid sa lugema seda või pöörduma selle inimese poole, kes sind aitab. Mhm. Aga mis osa sinu tööst sulle täna kõige rohkem rõõmu pakub? Mulle meeldib, et mul on vaheldust, mulle meeldib, et noh, ettevõtjana muidugi see, et mul on vabadus oma aja üle, mis tähendab muidugi ka seda, et on aegu, kui kogu minu ärkveloleku aeg on töö. Aga ma saan siiski panna mingile projekti järgi omale aja maha võtta. Ja see vabadus on see, mis mulle ettevõtjana meeldib, aga töö juures konkreetselt mulle meeldib, kui koduleht näiteks, kui me sellest räägime, tuleb välja nii, et klient on siiralt rõõmus, et ma olen tabanud tema olemust, tema soovid ja see koduleht peegeldab seda, mida ta öelda tahab. Ja siis on minul väga hea tunne. Vot see mind rõõmustab. Ja see on väga ilus ja see on ka see tegelikult, mis mina enda töös ka on minu nagu kõige suurem nagu motivaator ja selline nagu eesmärk. On väga ilus. Aga lähmegi siis tänase teema juurde. Me elame ajastul, kus Instagram ja Facebook ja võib-olla isegi ainult TikTok tunduvad olevat kõik, mida vaja on. Aga Reet, sina vist päris nii seda asja ei näe, on ju? Et miks koduleht on sotsiaalmeedia ajastul ka ikkagi oluline?
ja ma ei saa nüüd öelda, et kõik ettevõtjad peaksid tegema nagu mina, aga avame seda teemat siin niimoodi, et teil on võimalus siis otsustada, kas see võiks olla teie jaoks siin mingisugune varjatud võimalus, mida te ei ole avastanud. Üks selline analoog, mida on palju kasutatud ja ma ka ise olen kasutanud, on see, et koduleht on nagu oma kodu ja Facebook on nagu rendipind. Et seal on nende reeglid ja kui midagi, mingisugused reeglid, algoritmid, midagi muutub, siis Facebooki, Instagrami, TikToki konto omanik peab jälgima neid reegleid ja sul ei ole seal nagu palju kaasa rääkida. Seal on ka mingisugused piiratused võimalused, sest see platvorm on mõeldud kõigile ja päris kõiki asju ei saa teha, alates sellest, et mingisugused valdkonnad ei ole lubatud, soodustatud ja mingid tegevused ei ole lubatud või soodustatud. Koduleht on siiski rohkem oma kodu, et seal võivad olla mingisugused juriidilised piirangud, mida sa üldse võid teha, on ju, kui me sellest räägime nagu väga laialt, aga tegelikult koduleht võib olla ikkagi väga erinev olenevalt sellest, mis ettevõtte eesmärk on, mida ta pakub ja kuidas ta tahab ennast välja lasta paista. ja koduleht on ikkagi ettevõtja oma, ise omad, ise vastutad. See on üks asi. Teine asi on võib-olla selline usaldus, et ärikohtumistel või messidel, no ikka küsitakse, et aga kus ma rohkem infot saan ja loomulikult saab anda oma Facebooki või Instagrami konto ja seal võib-olla väga olenevalt ettevõttest võibki see olla nagu põhikonto või koht, kus on teenused ja tooted üleval. aga tuleb arvestada, et mitte kõik inimesed ei kasuta sotsiaalmeediat ja mõne inimese jaoks on see nagu plokk ees, et aga ma ei ole kasutaja, ma ei saa sinna ligi. Koduleht seevastu on kõigile kättesaadav. Nad ei pea olema kuskile sisse logitud, see on lihtsalt kõigile avalikult kättesaadav. Ja lisaks sellele, et ta on kõigile kättesaadav, on ta ka võimalik kõigile kättesaadavaks teha läbi selle, et inimesed hakkavad mingisugust konkreetset teenust otsima. Noh, kasutame Google'it, tänapäeval on ka ai. Mõelge nüüd ise oma tegevuse peale, jah, on tegevusi või valdkondi, kus on mõistlikum oma tegevus välja panna sotsiaalmeediasse, sealt koguda kontakte või tellimusi, aga on tegevusi, mis nii hästi sotsiaalmeedias ei müü. Toome näiteks, et kui teil on korstnapühkijat vaja, võib-olla teil ei ole seda ahiküttega maja, aga teie vanem sugulane pöördub, et ole kena, sa oskad seda arvutivärki, et otsi mulle uus korstnapühkija, meie vana läks pensionile näiteks. Mis oleks teie esimene käik? Mina pakun välja, et see on näiteks guugeldada või tänapäeval küsida ai käest, et soovita mulle või korstnapühkija a la Raplas. Ja võite proovida seda enda tegevusvaldkonnaga, mis iganes te olete, naistena otsime manipedi, on ju, oma kodukoha lähedal. Et kui te seda pakute, kas see tuleb otsingus välja? Ja, ja sotsiaalmeedias te olete ainult siis pildil, kui te teete omale pidevalt postitusi või reklaami, aga kui tekib nüüd selline vajadus, et kellelgi on midagi muud vaja, mida ta ei ole näinud või 3 aastat tagasi nägi, et keegi pakkus meil sellist teenust, siis ta ikka läheb otsima seda. Nii et otsingumootorid üliharva viskavad välja sinu vastustesse need Facebooki lehed või Instagrami lehti, ma ei olegi näinud, et oleks pakutud. Ja ai praegu ka veel siiamaani ei ole märganud, et nad pakuksid firma kontaktidena Facebooki lehte, nii et selle peale tasub mõelda. ja just. ja ilmselt ka tegelikult koduleht on ju loob sellist teistmoodi usaldust kui lihtsalt selline sotsiaalmeediakonto. Jaa, et just nimelt, kui on ärikontaktide vahetamine, et kus sinu koduleht on, jah, võib anda Facebooki lehed, meil on seal kõik üleval. Kodulehele saab panna siiski väga palju rohkem informatsiooni kompaktsemalt, loogilises järjekorras. Facebooki feed'ist ta lihtsalt hajub ära
ja loomulikult kõige üleval või pinnitud on see, mis on kõige olulisem, aga teie potentsiaalsele kliendile võib-olla on mingi muu osa hoopis tähtsam. Ta otsis midagi, mis teil on kodulehel olemas ja kui on koduleht ilusti üles ehitatud, nii et info on hästi leitav, siis ta ei pea läbi lugema kõike, mis seal on, vaid ta läheb selle osa juurde, mis teda huvitab. jaa, just. aga nüüd üks selline üsna oluline küsimus, Reet, et väga paljud ettevõtjatel või väga paljudel ettevõtetel ilmselt nagu on koduleht olemas, onju, aga nad võib-olla ei tea, kas see päriselt töötab. siis kuidas aru saada, et kas koduleht töötab minu kasuks või on lihtsalt mingi sihuke suvaline leht internetis? Jaa, sellele küsimusele saab kohe vastata, mõeldes selle peale, et milline oli selle kodulehe eesmärk. Alati ei pea see olema rahaline number, mingi müügi tekitamine, eesmärk võib olla midagi muud. Paljudel suurtel, ma ei tea, luksbrändidel koduleht on lihtsalt selleks, et olla olemas, anda seda usaldust ja nad ei müü sealtkaudu midagi. Loovinimestel võib see olla väljund, uks maailma, kus nad näitavad ennast ja nad ei müü sealtkaudu mitte midagi. Nii et üks asi on see, et me vaatame numbreid, vaatame, kas see numbriliselt ära tasub, kas meil tuleb sealt nii palju müüki. Arvestades, et kodulehe tegemine ja käigus hoidmine nõuab mingisugust ressurssi, olgu siis rahaline või ajaline, siis me saame võrrelda, kas see nagu on meile kasulik, aga see ei ole ainus asi, sest koduleht otseselt ei müü. Siis me peaksime vaatama seda asja natuke laiemalt. Et selleks on analüütikaprogrammid, saame seda statistikat vaadata, kui palju meile tulevad inimesed kodulehele, mis nad seal teevad, kas nad teevad seda, mida me soovime, et nad teevad. Ja kui nad ei tee, siis saab midagi ette võtta. Näiteks statistika võib näidata, et teie kodulehelt lahkutakse mingisuguses punktis enne päringut või ostu tegemata. Ja sinna tuleb siis sisse hakata vaatama, et võib-olla oli hea leht, aga midagi oli nii segane. Kas ta ei saanud aru, mis talle pakutakse, kas ta ei saanud aru, mida ta tegema peab? Või oli koduleht nii aeglane, et ta ei saanud seda teha, mida ta tahtis. Ja kõike seda annab parandada. Näiteks olen mina sattunud kodulehtede peale või selliste väikeste e-poodide peale, et ma teen valiku ära, mida ma tahan osta ja siis ma hakkan otsima seda kohta, kuhu ma nüüd maksan, et see on nii ära peidetud. Ja see võib olla üks põhjus, miks külastaja lahkub. Nii et tasub vaadata nagu just ka seda, et kas külastaja on jõudnud selleni, mida me nimetame tehinguks, mis ei pea olema rahaline tehing, on ju võib-olla ka päringu saatmine, et kas ta lõpetab selle tegevuse ära või ta jääb kuskile toppama. Ja siis just jah, et kas see info oli segane, koduleht ei laadinud hästi, ta oli aeglane, võib-olla teete te seal, küsite liiga palju andmeid, ta ei näe põhjust vastata 110 küsimusele, kui ta tahab lihtsalt saada mingisugust päringut teele saata. Nii et analüütikaprogramm kodulehe juures annab statistika ja sealt saab siis teha järeldusi, kas see koduleht töötab või ei tööta teie jaoks. Üks osa asjadest on, mida nimetatakse praegu siin UX ehk kasutajakogemus, kasutajasõbralikkus ja sinna alla läheb ka see, et kas koduleht on mobiilis nähtav. Ma toon selle sellepärast siin välja, et tegelikult tänapäeval peab koduleht töötama pigem mobiilis, sest et circa 80% inimesi kasutab kõigeks mobiili. Nii et kui on leht selline vanaaegse disainiga, kus mobiilivaade on väga vilets, siis inimene pigem lahkub. Ja jällegi selle, et ta on tulnud, aga lahkunud, saate statistikast kätte. Nüüd kokkuvõttes selle vastuse küsimusele, et kas koduleht töötab või mitte, ongi selles, et esiteks analüüsime seda, et mida ta üldse tegema peab. Kui meil ei ole kodulehel eesmärki, siis me ei saa seda kuidagi analüüsida, aga tal on ikkagi mingi eesmärk. Ja siis me saame panna need numbrid kõrvale ja koduleht ei pea selleks olema ilus, et ta töötab. Sest et
ilu on midagi muud ja ilu on vaataja silmades. Pigem on see ikkagi see number, mis näitab, kas ta töötab või mitte ja see ei pea olema rahaline number. Võib-olla see koduleht hoopis teeb teie elu kergemaks, et seal on mingi automaatika küljes ja tänapäeval ju ai vastab teie eest küsimustele, ta hoiab teil kokku tööaega meeletus koguses. Võib-olla ta teeb selle konsultatsiooni osa teie eest ära, et inimene, kui ta juba tuleb, et nüüd ma tahaksin osta, tal on juba umbes 3 tundi konsultatsiooni aega seal kodulehel ta on seal veetnud, et ta on ära lugenud teie teenuse kohta kõik nüansid, ta teab juba täpsemaid küsimusi küsima, mitte ei tule niimoodi. Ma tahaksin omale õhksoojuspumpa, aga ma ei tea, millest ma peaksin alustama, näiteks. Nii et numbrid. Mhm. ja siit ongi nüüd tegelikult hea minna järgmise teema juurde, et kui näiteks keegi mõtleb, kuulab ja mõtleb praegu, et ma ei tea, kas mu koduleht on hea või pigem selline äkki on kehv, siis kas sa räägiksid, Reet, lähemalt nüüd ühe päriselt hea kodulehe võtmeelementidest, et mis seal siis kindlasti olema peaks ikkagi? Ja see jällegi nagu natukene oleneb sellest, mis on tegevusvaldkond ja mis on kodulehe eesmärk, aga üldine nõue on see, et koduleht peab olema selge jutuga ja selge visuaaliga, nii et külastaja saab kohe aru, mida see siit saab. Ja muidugi on siin võimalik kasutada neid turunduselemente, nippe, et tänapäeva inimesed ei taha enam lugeda kodulehelt. No ega vist vanasti ka ei tahtnud lugeda, et kes sina oled, kes sa pakud seda asja. Et olid ajad, kui kõik kodulehed hakkasid, et oleme Eesti firma, perefirma asutatud 1990 ja teeme seda asja. Kedagi ei huvita tänapäeval. Inimest huvitab see, et mis tema saab ja koduleht, hea koduleht ongi, ta kõnetab seda külastajat, ta ütleb sulle kohe, nii, sina nüüd saad siit juuksuriteenuse Viljandis. Otsisid seda? Jah. Nüüd siit loogiline oleks, et edasi oleks võimalik uurida, missugused täpselt nüansid on selle teenuse juures, kui on erinevad teenused, mida ma saan valida ja mida ma siis tegema pean, et seda teenust või toodet osta, kas on seal siis broneerimine või on seal siis mingi päringuvorm või telefoninumbrid. Äh, kõik kodulehed ei ole muidugi müügi eesmärgiga, et kui on näiteks haridusliku sisuga koduleht, siis peaks olema selge, et ma saan selle info, mille järgi ma tulin, mingisugust teemat, et oleks võimalik näiteks menüüst otsida mingisugust teemat, ütleme, paljusid puudutab raamatupidamine, kui see on haridusliku sisuga raamatupidamise lehekülg, ma ei pakugi seal raamatupidamise teenust, vaid ma kirjutan lahti igasuguseid nõuandeid, aga klient ei taha ju kõiki neid nõuandeid lugeda, et ta tahab, võib-olla tal on küsimus selles, et kuidas ma seda mingit deklarit esitan. Tal peab olema lihtne, selge, loogiline, kuidas ma jõuan selleni, et ma saan seda lugeda. Nii et selge jutt, selge pilt, selge menüü, selge teekond on nagu see, mis peab kodulehel olema. Ja siis olenevalt sellest, kuidas see strateegia on üles ehitatud, peab kliendi teekond olema läbi mõeldud, et kui teil on vaja müüa, siis mis on müügi eeldused, inimest tuleb suunata läbi selle või päringu esitamine, et teha talle selgeks, mis ta peaks eelnevalt tegema ja siis suunata ta seda tegevust tegema. Ja üks oluline osa on muidugi ka usalduse elemendid ja see puudutab nüüd eelkõige just neid väikeseid firmasid, nagu ma arvan, et me siin oleme enamasti kõik. Need, kes ei ole veel kuulsad, ma usun, et Coca-Cola lehel ei ole vajalik tagasisidesid, et kui hea see toode on, kuigi ma ise seda ei tooda, aga ei tarbi, aga see oli nagu näide, et inimesed teavad, mis ta on. Mina oma pisikese ettevõttega ei ole veel nii palju usaldust võitnud, et inimesed juba usaldaksid mind. Ma pean sinna panema mingisuguse usalduselemendi tehtud tööde näol ja tagasisidede näol. Nii et
see annab nagu juurde, et mind hakatakse usaldama. ja väikeste ettevõtete lehtedel kindlasti on oluline ka selle tegija nägu, et väikeettevõte on tegija nägu ja nii nagu sotsiaalmeediaski tuleb ka kodulehel välja tulla oma näoga, see annab usaldust juurde. ma ei ütle, et koduleht üldse ei tööta, kui seda ei ole, aga see annab usaldust juurde. jaa, ma olen täiesti nõus. kas sul on mõni element veel välja tuua, Reet? või need on sellised põhilised, need No üldised põhiline kujundid? ongi, et oleks selge, tagasisided on nagu tõestus, tagasisided ja tehtud tööd on tõestus selleks, mis sa oled ja sinu nägu, et noh. jaa, ma olen jääme täitsa, praegu selle juurde, nüanssidesse võib lõpmatuse minna. jaa, just neid valdkondi on nii palju erinevaid. aga jaa, ma olen täitsa nõus sellega, et aga millal siis on võib-olla õige aeg värskendada oma kodulehte või siis üldse uus koduleht teha? ja see on nüüd selline teema, et võtaks selle kaheks suureks osaks lahti. üks on see tehniline pool ja teine on sisu ja olemus ja nii-öelda moraalne vananemine. ma alustan tehnilisest poolest, et koduleht iseenesest on ju mingisugune kood, tehnoloogia meil aegub väga kiiresti, areneb väga kiiresti, vanad tehnoloogiad aeguvad ja koduleht, kui seda koodi ei hooldata, siis ta võib katki minna. See tähendab seda, et ta ei näita, mis vaja, ta võib paigast ära liikuda, mobiilivaated ei tööta, noh, tegelikult ka lauaarvutivaated ei tööta, lingid ei tööta, et koodi tuleb hooldada. mõned kodulehed, mis on siis tehtud valmis platvormidel, mina teen WordPressi lehti, aga noh, näiteks Eestis on tuntud Voog kui kodulehtede platvorm, et seal see platvormi omanik hooldab koodi, et selle eest nad küsivad kuutasu, on ju, aga see kood on hooldatud. nüüd WordPressi kodulehe kood on minu oma või sinu oma ja sinu vastutus on seda hooldada, nii et ja tehnoloogia areneb kiiresti, nii et kogu aeg tulevad erinevatele osadele uuendusi ja neid peab värskendama, see on siis see tehniline pool. sisu ja olemus ja moraalne vananemine, võtame selle lahti kui niimoodi, et kui sinu bränd on vahepeal muutunud, siis loomulikult tuleb teha ju kodulehel ka muudatusi. kui sul on uued teenused või mõned teenused on ära kadunud, siis tuleb seda kajastada kodulehel. Suund on muutunud, strateegia on muutunud, mis iganes firma on teinud mingisuguse pöörde, tuleb seda kajastada ka kodulehel. Ja sisu poolest veel rääkides väga inetu on näha kodulehel vananenud uudised, mis on nagu tõesti vanad. Et kui on artiklid ja uudisteblogis on viimane uudis on aastast 2015, siis see on häbiväärne. Et kui te olete tahtnud need artiklid sinna panna või uudised, siis hoidke seda värskena. ma ei ütle, et seal peab iga päev uus uudis olema, aga noh, nagu mõistuse piires ikkagi uudised, mitte aegunud info, mis kedagi ei huvita. samamoodi ma olen kohanud kodulehtedel meeskonnapilte ja siis, kui kellegiga ühendust võtta, tuleb välja, et aga see inimene meil enam 2 aastat ei tööta. et ühesõnaga see sisu, mis te pakute, peab olema värske ja võib-olla ka muutub ajas see visuaalne keel, et kui just ei ole taotluslik, siis noh, kui koduleht hakkab tunduma nagu retro, siis võiks talle teha väikese värskenduskuuri. ja kui on selline tunne, et kodulehe linki jagades tekib jälle piinlikkustunne, siis midagi on seal valesti, vaataks siis üle. ehk siis ma olen kuulnud ka seda väljendit, et koduleht on ka nagu see Tallinna linn, et ta ei saa ikka tegelikult mitte kunagi valmis, on ju, et tegelikult on ikkagi aeg-ajalt jälle selliseid kasvõi siukseid infovärskendusi vaja teha, on ju, või siis tõesti tehnoloogiaga kaasas käia ikkagi, on ju. just see tehnoloogia osa puudutab ka seda, et mingisugused funktsionaalsused, mingi osa koodist võib katki minna, kui põhikood uueneb, et näiteks teil oli
noh, näiteks teil oli sinna ühendatud mõni broneerimissüsteem, mis enam ei tööta uue operatsioonisüsteemiga. Kellel on, näitena võin tuua, et kui kellelgi on väga vana telefon. On inimesi, kelle telefonid kestavad kaua, kaua, kaua ja mingil hetkel te saate sellega helistada ja mingil hetkel te saate aru, et te ei saa enam äppe laadida, te ei saa neid äppe kasutada, sest see telefon on moraalselt lihtsalt vana, ta on täiesti töökorras, aga lihtsalt ei tööta. Et see on see tehniline vananemine ja sinna juurde tuleb ka see, et kui tulevad uued tehnoloogilised lahendused ja te tahate need kodulehele panna, näiteks ütleme, et praegusel ajal on aktuaalne võib-olla see ai-põhine chat või keegi mingisugune abiline, et kui põhi on liiga vana, siis võib-olla ei ole võimalik seda sinna ennem liita, kui põhikood on nagu uuendatud. Ma loodan, et ma väga keeruliselt ei seletanud siin, et jah, tehnoloogia areneb ja te tahate sellega tegelikult kaasas käia. Mhm. no sa tõid ennem niisuguse huvitava näite välja, et ühel kodulehel oli väga aegunud info töötaja kohta, kes seal ammu enam ei tööta. tegelikult oleks väga huvitav kuulda veel, et mida sina oled näinud enda töös selliseid nii-öelda komistuskive siis nagu, mida noh, kodulehtedel, mida sa oled nagu näinud. Ja üks osa, millest ma nüüd ei rääkinud, on see, et kui kood on väga vana, siis, siis on seal kindlasti turvalisuse probleemid. Et sellepärast neid uuendusi ju nii tihti tulebki, et lapitakse jälle mõnda potentsiaalselt turvaauku ja kui värskendus on ta tegemata, siis need augud on lappimata. See ei tähenda kohe, et teid ära häkitakse, aga see tähendab võimalust, et te olete häkkeritele hea saak. Ma olen näinud, mul on tulnud kodulehe hooldusse nii-öelda kliente, kelle koduleht on uuendamata mitu aastat ja ma ütlesin, jumal tänatud, et teil pole sisse häkitud, et siin on täiesti avatud uks häkkeritele. aga noh, kodulehti on maailmas palju, häkkerid ilmselt igale poole ka ei jõua, kuigi botidega nad jõuavad ja need, noh, ma ei tea, miks ma sellest praegu hakkasin rääkima, et need tihtipeale ei ole üldse nagu konkreetselt sellele ettevõttele suunatud rünnakud, vaid otsitakse lihtsalt suvalisi kohti, kuhu sisse astuda. See on üks siis nagu minu meelest hästi oluline asi, et turvalisus peab olema tagatud. muidu võib sinna keegi sisse astuda, ära häkkida ja siis selle tagasisaamine on keeruline või võimatu või noh, mis iganes. Ma olen näinud muidugi ka selliseid kodulehti, kus no ongi tõesti, esilehel on ette toodud võib-olla isegi mingi pop-up aknaga hüppab sulle ette, et meil on mingisugune üritus ja selle ürituse kuupäev on nagu eelmine suvi. Milleks ta hüppab mulle sinna ette, ma läksin sinna midagi muud otsima ja mulle pakutakse väga agressiivselt üritust, mis on ammu otsas. Et just põhiline võib-olla ongi just see, et noh, tarkvara, mida nüüd väljaspoolt ei näe, mida mina seestpoolt näen, et tarkvara oleks uuendatud ja väljaspoolt siis näeb seda, et sisu oleks uuendatud. kui koduleht on ikkagi Iidamast-Aadamast, aga teie firma aadress on kolinud Tallinnast Tartusse või vastupidi, noh, siis on väga inetu seal näidata, et me asume seal, kus me enam ei ole. Või siis noh, nagu need näited olid personaliga või uudistega, või et aktuaalne peab sisu olema, samamoodi ka tooted peavad aktuaalsed olema, et kui mingisugune asi on ajutiselt otsas, no okei, ja juhtub, paneme kirja juurde, et on ajutiselt otsas, aga kui me enam ei tegele muru niitmisega näiteks, siis võtame sealt maha. Selle saab põhimõtteliselt ju alati tagasi panna, kui firma uuesti hakkab seda teenust pakkuma, aga miks meelitada kliente sellise märksõnaga oma kodulehele, mida ta tegelikult ei paku. Esiteks, see frustreerib klienti ja teiseks tekitab teile endale palju lisatööd. Ja peate veel vabandama ka, et oi jaa, meil näed, vot niimoodi, aga tegelikult me ei saagi teile pakkuda.
kusjuures ja sellega, selle aegunud infoga nii-öelda kodulehtedel ma olen ise ka hästi palju seda näinud ja see tegelikult võtab see nagu, annab mulle sellise hoiaku ka teiste kodulehtede osas, et ma ei saa kunagi kindel olla, kas see info on praegu ikkagi nagu ajakohane, et see paneb kuidagi eriti niimoodi kuidagi nagu sellisesse olukorda jah, et noh, kahtlustama nagu kõiki tegelikult. ja see kipub laienema küll palju, mina näiteks kahtlustan väga tihti seda, kui on mingisugused avatud olemise ajad, avamisajad kodulehel, et kas see on õige. Et on väga palju juhtunud, ei, nagu sõitsin ilma asjata, nad on juba kinni. just aga Reet, kui nüüd ettevõtjal näiteks ei ole täna kodulehte, siis kuidas alustada, mida ta peaks näiteks teadma enne selle tellimist võib-olla? Ja see algab siis eeltööst, et kõigepealt peaks see ettevõtja läbi mõtlema, et mis selle kodulehe eesmärk on. Sest selgest eesmärgist saab hakata edasi juba mõtlema, et mis sinna kodulehele tulema peab. Ja siis, kes on see klient, kes sinna tulema peab ja mis eelarve on. Minu poole on pöördutud igasuguste päringutega ja ma ei pane seda pahaks, sest et ma saan siis kliente harida, aga lihtsalt siin ka praegu ära öeldes, et ma tavaliselt vaatan nagu mõistusega üle, et kui tullakse tegema mingisugust küünehooldussalongi, siis kas teil on vaja, et see koduleht oleks kolmekeelne või viiekeelne ja tõepoolest Tallinnas võib olla soomlasest kliente. Meil praegu brauserid tõlgivad selle ära, te võite reklaami teha soomekeelseks, koduleht peab soomekeelne olema. Võib-olla peab, võib-olla teil on eelarve selleks olemas, aga arvestage, et igasugused sellised lisaasjad tavaliselt maksavad ka rohkem. Ja loomulikult võib koduleht, võite tahta omale uut Amazoni poodi teha, kui teil on selleks eelarve olemas või no eelkõige, kas teil on selleks vajadus. Ja teine asi on, et jah, mõelge läbi oma reaalne eelarve, mida te tahate või olete võimelised sinna alla panema, sest et väga sage on see, et pöördutakse näiteks ka minu poole ja ma tean, et teiste kodulehtede tegijatel ka poole, et mis koduleht maksab. No ja mis ta siis maksab? Täpselt nii nagu maja võib maksta, koduleht võib-olla noh, suurusjärgud väiksemad on ju, kes teeb siin ai-ga kiiresti, olen näinud alates 200 eurost võib-olla kodulehte, ma ei tea nende taset, aga suured kodulehed ulatavad arendajate palgad seal ja võivad ulatada sadadesse tuhandetesse. Et kui te tahate, et teie koduleht teeks kõike, oleks kõikides keeles, võimaldaks kõike automatiseerida, siis see tähendab suuremat eelarvet. Tehke oma kodutöö ära, tehke väike turu-uuring, paljudel kodulehe tegijatel on oma kodulehel hinnakirjad olemas. Võrrelge neid, saage aru, mis see tase võiks olla teiesuguse lehe jaoks, mida teil vaja on. Ja arvestage sellega, et mõned asjad on kodulehele lihtsalt juurde tehtavad ja mõned asjad on natuke keerulisemad. Nii et võib-olla tasub siis selle kodulehe tegijaga läbi rääkida ka, missugused on suuremad plaanid. Näiteks kui esialgu tahame lihtsalt nii-öelda visiitkaardi tüüpi ettevõtte kodulehte, kus oleks lihtsalt kontaktid olemas ja meie võib-olla mingi galerii töödest või teenustest ja hiljem tuleb sinna e-pood juurde, siis seda on lihtne juurde teha. Mõned asjad ei ole nii lihtsad juurde lisada, nii et tasub nagu eelnevalt läbi rääkida ja jagada võib-olla tööetappidesse. Esiteks saate siis ka oma eelarvet ära paremini planeerida ja teine on see, et mida suurem see arendustöö on, seda kauem ta ju võtab aega. Ja kui teil on vaja kohe, siis alustage väiksemast. Nüüd väga väikesteks tükkideks lõigates jälle see kokkuvõttes võib kallim tulla. Nii et siin tuleb leida see paras tasakaal, mis teile sobib. Ja veel üks asi on muidugi see, et see, mis on ilus, ei pruugi töötada või mis on teie meelest ilus, ei ole kliendi meelest ilus. Nii et tasub jällegi leida võib-olla
see õige partner, kes teile soovitab, kes aitab näha, et miks te ei taha vilkuvaid reklaame oma kodulehe äärepaneelile. mitte sellepärast, et nad ei tooks kliente, jah, nad võib-olla meelitavad kliente, aga paljudele hakkavad nad silmadele ja neid ei saa vaadata, kui nad on väga vilkuvad. nii et seal on plussid ja miinused ja need asjad tasub nagu võib-olla spetsialistiga läbi arutada. siis on asju, mida tahetakse kodulehele panna, mis võib-olla teevad kodulehe liiga aeglaseks ja see on siis eelkõige suuremad mingisugused videofailid, võib-olla helifailid, et kuidas neid sinna panna, kas neid sinna panna ja sealt tuleb jällegi leida see tasakaal, mis teile sobib. ma ei ütle, et neid ei tohiks panna, väga äge on, kui on liikuvad pildid, aga mõnel puhul tasub nagu piiri pidada. nii et siit ongi järgmine soovitus, et leidke see partner, kellega te saate, kes teile seda kodulehte teeb, kus te seda tellite, kui te just ise ei tee, on ju. et kellega te saate rääkida, kellega te saate arutada, kellega te saate samale lainele. et nagu koostööpartneritega ikka, et töö peab sujuma ja mugav peab olema ja kui on väga keeruline suhelda, siis ei ole sellest koostööst nagu, siis võib see koostöö väga keeruline olla. et kaaluge nagu valikuid. ja viimane on, varuge aega. Ja mina näiteks teen väga kiiresti kodulehe valmis, aga see ei tähenda, et ma selle eeltöö, selle mõttetöö teeksin väga kiiresti valmis. mul on, kui klient räägib oma ärist või visioonidest, siis ja kui ta ei ole teinud mingisugust layout'u mulle valmis, siis mul hakkab see mõttetöö ja see ei käi 5 minutiga. et selles mõttes varuge ikkagi aega, kui teil oli eilseks vaja, noh, siis tõenäoliselt ei saa. Lihtne koduleht saab nädalaga valmis, võib-olla saab ka kiiremini, suurem koduleht võib võtta rohkem aega, kui tal on väga suur arendusprojekt, võib ka mitmeid kuid ajaga võtta. Facebooki ei tehtud 1 päevaga, Amazoni poodi ei tehtud 1 päevaga, need on mitme aasta tööd. ja edasi on siis see, et nagu sa juba, Sandra, ütlesid, et koduleht ei saa kunagi valmis ja see on nüüd see mõte, et ettevõte, mis areneb, tal on vaja kogu aeg oma kodulehte täiendada, sellepärast et tal tekivad võib-olla uued äriideed. võib-olla ta näeb, saab oma kodulehe niimoodi tööle, et see tõesti teeb seda, mida ta soovib ja siis ta soovib oma tooteid rohkem seal pakkuda, laiendada oma tootevaldkonda, olete näiteks mingi koolitaja, teil on lindistatud koolitus seal ja siis tuleb järgmine ja siis tuleb mingisugune mõte, et aga teeme mingisuguse uuringu ja küsimustiku sinna juurde veel ja siis laiendame niimoodi, et teeme kogukonna sinna juurde, et sellepärast ta ei saagi kunagi valmis, et tegelikult normaalne koduleht on, et ta muutubki koos äriga. ja see on täiesti loomulik. ja täpselt, minul on küll minu oma koduleheke on küll Canvas, aga ma täpselt samamoodi ikkagi aeg-ajalt jälle nokin teda natuke lihtsalt jälle siit midagi juurde, midagi vähemaks, midagi nii ja midagi naa, et nii ta tõesti on üks niisugune lõputu nokitsemine. just, ja väikeettevõttel ja kes teeb ise oma kodulehte, nendel tihti on ka see, et ma tahaks nüüd proovida mingisugust elementi sinna peale lisada ja vaatame, kuidas muutub välimus, kui ma muudan fondi suurust või värvi ja see on täiesti okei seda proovida. sest et kõigil on tegelikult kliendipsühholoogia taga, et võib-olla, noh, selle kohta on ju uuringuidki tehtud, et näiteks pakendivärv sinine on usaldusväärsem pakendivärv poes. mitte kõik pakendid ei ole sinised, aga võib-olla näiteks teie toode müüks sinises rohkem kui punases. samamoodi ka kodulehega. nüüd väikeettevõttena meie nii-öelda külastajate arv on suhteliselt väike, võib-olla me ei saa seda statistikat, see ei ole nagu usaldusväärne, et need uuringud on ikkagi tehtud nende lehtede peal, kus on sadu tuhandeid, võib-olla miljoneid külastajaid kuus. me ei saa kõik üks-ühele võtta, aga võib-olla te tunnetate juba ära, et
minu värvid on pigem rohelised, aga kodulehe peal toimib sinine paremini. Noh, näiteks. Ja siis me proovime. jaa. aga Reet, kui keegi nüüd tundis siin täna näiteks, et soovib sinuga ühendust võtta, näiteks võib-olla kodulehte tellida või lihtsalt saada nõu selles osas või hoolduse mm, mingit sellist teenust, siis kus sind kõige paremini leida ja millega sa üldse siis ettevõtjaid täna toetad just sellel kodulehe teemal? Minu esimene kanal oleks koduleht. Minul on kodulehtla.ee. Mul on olemas ka Facebooki ja Instagrami kontod Kodulehtla nimelised, nii et võite sealt ühendust võtta, aga koduleht töötab minu jaoks kõige paremini ja sealtkaudu ma olen sinna ka rohkem nagu tähelepanu suunanud. Ja minu koduleht on suhteliselt lihtne, sest et mul ei ole vaja igasuguseid imevidinaid sinna, aga ta töötab minu jaoks ja see ongi nagu põhiline. Nii et võite mulle sealt kirjutada, seal on kontaktid. Kuna ma aeg-ajalt töötan suvalistest asukohtadest ja ka välismaalt, siis ma ei ole sinna kodulehele pannud isegi oma telefoninumbrit, et ma ei saa nendele alati vastata, et pigem siis saatke mulle e-kiri või täitke see vorm ära. Või siis Facebooki ja Instagrami kaudu saab ka ühendust võtta. Teenused, mida ma pakun, on kodulehte tegemine nullist alates kuni valmis leheni ja nende kodulehtede haldus ja hooldus ja erinevad konsultatsioonid, aga ma olen võtnud hooldusesse, haldusesse ka teiste tehtud kodulehti. On aegade jooksul mõned ettevõtjad, kodulehtede tegijad panevad oma ameti maha ja ettevõte jääb nagu selle kodulehe haldurita, siis kui see koduleht on tehtud nende vahenditega, mida mina valdan, siis ma saan selle võtta haldusesse ja siis hoolitsen selle eest, et oleks värskendused, oleks turvaline ja vajadusel teen ka mingisuguseid muudatusi sinna peale. Ja teine osa klientidest on mul sellised, kes on, kuna ma alustasin veebikooliga ja, ja veebikool korraldab kodulehtede tegemise väljakutseid ja muid kursusi ja ma praegu toimetan ka seal nii-öelda eksperdina, siis pöördutakse minu poolde ka probleemidena, mida ei jõuta siis valmis või kui ei leita lahendust, et ma siis teen mingisuguse osa ära või konsulteerin. Et on ka selliseid kliente, kes pöörduvadki minu poole, et nüüd mul on koduleht, näed niimoodi, ma tegin siia uue teenuse kirjelduse, kõik tegin ära nagu õpetatud, aga ma tahaks siia juurde lisada mingisuguse funktsionaalsuse, mida ma ei oska, et kas sa teeksid ära või kas sa õpetaksid. Et selliseid kliente või selliste küsimustega võib ka minu poole pöörduda. Ja kuna kodulehti on tõesti erinevatel platvormidel ja ka WordPressi on väga erinevate tööriistadega võimalik teha, siis ma ütlen kohe ära, et juhul, kui ma ei valda neid tööriistu, siis ma ei esita arvet selle eest, sest et noh, kui see asi tõesti ei ole minu teadmiste piires, siis ma ei hakka klienti ju eksitama. Et noh, selles mõttes, et kui te olete kokk ja oskate teha magustoite ja teie poole pöördutakse sooviga teha soolane eelroog ja teil ei ole selleks kogemusi, siis on täiesti okei öelda ei, minu meelest. Nii et on kodulehti, mida ma ei võta teha ja siis ma seda ka ütlen. väga tore. Nii, aga me hakkame vaikselt siin täna kokku otsi ka tõmbama. Küsimusi ei ole tulnud. Seega ma arvan, et ma ütlen sulle nüüd, Reet, suur aitäh, et sa tulid meile siia täna külla ja aitäh ka kõikidele nendele, kes meid täna kuulasid. Ma arvan, et täna said nii mõnedki mingisuguse sellise uue vaate sellele, et mida üks koduleht ettevõtjale nagu päriselt pakkuda saab ja kuidas see toetab isegi ka väikeseid selliseid ühe naise ettevõtteid. ja ega siis ei olegi muud. aitäh kõigile ja kohtume juba järgmises naiste ettevõtlusjuttude saates. Aitäh ka minu tšau. poolt, aitäh Sandra, aitäh vaatajatele. tšau.